oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu kilovatid tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu kruusa andaga asfalti peal. Etanolivaba bensiini anna meile tänapäev ja anna mentidele andeks, et nad on mendid, nii nagu meie kandestame iseendile. Ja ära saada meid kiiruskaamerasse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärast on kilovatid, hobujõud ja au igavesti. Tere rahvas, käimas on liiklussaate Tosool teine osa ja mina olen Kallekas. Kuulus ise hakanud saatejuht Kallekas, ei keegi muu. Esimest sissejuhatavat episoodi vaatas meil 7000 inimest. Tänan, mega tänud kõigile, kes saate vaatamiseks oma elust need 10 minutit leidsid. Esimese saate peale laekus kaebusi ka minu liiga aeglase sõidu ja liiga kiire sõidu eest. Kaebelejatel on ka õigus kaevelda, palun, aga ma ei vaata liiga tihti spilomeetrit, ma vaatan selle asemel teed. Liikleja eesmärk on ellu jääda ja ma tuletan meelde, et liiklussaate Tosool suurem eesmärk pole mitte minust, vaid liikluspolitseinikust inimese kasvatamine. Kuigi sotsiaalmeedias seati selline võimalus kahtluse alla, ei anna mina alla. 50 aasta eest ei usutud seda ka, et naisest võib mees saada ja vastupidi. Ainult taksojuhist ei saa inimest, ainult taksojuhist. Kusjuures laekus ju uudis, et mendid hakkavad kuni 20 kilomeetrit tunnis ülekiiruseni pakkuma trahvi asemel rahunemispeatust. Trahvi asemel 45 minutit kapotil mediteerimist, kui see ei ole inimlikkuse välgatus. Mis see siis on? Arvan, et me oleme õigel teel. Sotsiaalmeediast tuli ettepanek teha saade Maanteeameti sõidueksamite läbiviimisest. Eksamineerijate terror ja nii edasi. Super hea mõte. Tänan sind neiu, kes sa selle mõttega välja tulid. Ja seda teemat me täna käsitlema hakkamegi. No näete, just rääkisime, et taksojuhist ei saa inimest, kui esimene lambaga ette hüppas. Ma arvan, et taksojuhte pannakse Rakvere lihakombinaadis kokku kondipurust ja sojast tulevad nagu sardellid konveerilt. Neil on sardelli nahk silmade ja kõrvade ja need ei näe ega kuule mitte midagi. Seapeetsa ei või oma manöövriga teise liikleja liikumise kiirust muuta. Ükskõik millisel kiirusel sa ei või. Tao see omale pähe sardell. No mis ei õllitad? Okei, et siis saade Maanteeameti sõidueksamite läbiviimisest. Ma ütlen kohe välja, et suur osa Maanteeameti poolt vastu võetavatest eksamitest võetakse vastu Maanteeameti enda poolt rämedalt seadust rikkudes. Ja selle, et Maanteeamet seadust rikub tõenäoliselt ise selle peale tulemata kavatsen ma selle saatega ära tõestada. Ma poleks seda teemat võtnudki, kui ma ei suudaks. Pakun järgmise mõne minuti jooksul välja ka sõidueksamite mõistlikumaks läbiviimiseks parema plaani, mille vastuvõtmise korral saaksid nii head sõidueksami vastuvõtjad kui eksamineeritavad enne eksamipäeva südamerahus magada. Aga okei, jõuame selleni järjekorras. Pelgu linna sünnitusmaja. Siin olime me kõik võrdsed. Tulevased mendid ja tulevased liiklusrikkujad. Tegime võrdseid asju. Lasteaed. Jah, siin said osad meist juba vähem mänguasju. Ja vähem magustoitu. Kool. Siin suurenes lõhe veelgi. Tulevased mendid ja Maanteeameti eksamineerijad olid vahetunnis meie kõigi lemmiktoiduks. Nüüd on jõuvahekorrad muutunud ja siin Maanteeameti pruunis majas makstakse meile tagasi asja eest ja asjata. Võtke tagasi oma lapsepõlv ja laske meil liigelda. Sõidueksam Marja tänava Mustamäel. Eksamineerijad käseti järgmiselt ristteelt vasakpöörde teha. Kui te võtate niisama tee telgjoone kõrvale ja sooritate pöörde, olete läbi kukkunud. Teiselt poolt risteel on malev enam kõvasti kitsam. Vaadake ise. Ja te sooritasite pöörde sealtpoolt tulija suhtes vastassuuna vööndis. Seega tuleb pöördel tee telgjoont üle risttee hoopis kitsama tee keskpaiga järgi võtta. Aga märka seda ja veel eriti, kui sa oled närvis, on ju. Sõidueksam Hiiu Suurtüki Harku rist. Vaikne koht, mis saab valesti minna, supermees. Sama mis Marjas, tee laius pärast risti muutub ja kui sa ei paikne enne vasakpööret tee paremas servas, oled tulijate jaoks vastassuuna vööndis ja sinu eksam on selleks korraks pekkis.
Eksam Nõmme poolt TTÜ ringile. Seda eksamil läbitakse. Üldiselt saab sellel ringil enamasti kasutada välimist rida ja kõik on lihtne. Sisemist lähebki vaja ainult akadeemia teelt ja Nõmmelt tulles tagasipöördeks ja Nõmmelt akadeemia teele pääsemiseks. Lähmegi nüüd sisemist pidi Nõmmelt akadeemia teele. Suund läheb sisse juba varakult Sõprusõbu Eesti keskele koha peal. Reastumiskohaks ehitajate tee eraldussaar, siin see koht ja ongi tehtud. Kui miski takistab ringil reastumist, mingi auto on kõrval, tee täis ring peale ja reasta ainult õiges kohas. Tagasi akadeemialt sisemist pidi Nõmmele, kuigi saaks ju välimist ka, aga kordamine tarkuse onu. Suund läheb siis, tuletan meelde sisse varakult Sõprusõbu Eesti keskelt selle koha peal ja reastumiseks ehitajate tee eraldussaar selle koha peal. Selle ringi peal ära üritagi parema rea pealt sisse reastuda. Eeskirjade järgi võib küll, aga nad hakkavad liiklusohutusest sogama ja sa kukud läbi. Ja kordan veel kord, et kui oled sisemist rada sunnitud kasutama ja reastumisel keegi töllerdab parema raja peal ees, ära pidurda, teda mööda lasta, ära reastu mitte kusagil mujal, tee täisring peale ja reastu nõutud kohas. On super lihtne ring, aga mitte inimesel, kes pole eriti sõitnud ja kes on samal ajal viimase võimaluseni närvis. Kallekas on TTÜ ringi ekspert. Nüüd ma näitan ühte varasemat klippi, kuidas TTÜ ringi ekspertiks saab. Selleks peab selle ringi peal lihtsalt piisavalt jobu olema. Eeldasin, et Bolti jobu läheb üle, aga see tallas hoopis pidurit. Sinine perse õpetab rohkem kui mis tahes eeskiri. Et ega ei eelda küll enam liikluses mitte midagi. Pärast seda sinist perset olengi atesteeritud TTÜ ringi ekspert. See eeldamise asi kehtib mujal ka, sa võid pöörduks suuna sisse panna, aga ma ei eelda, et sa pöördud enne, kui ma näen, et sa fucking pöörad. Aga nüüd siis sellest, mismoodi Maanteeamet sõidueksameid vastu võttes seadust rikub. Liiklusseadus keelab ebaadekvaatsena rooli astumast, narko all, alkoholi joobes, väsinult, endast väljas olles ja nii edasi. See on mõistlik nõue, aga siit kohe küsimus, et miks nagu lubatakse enamus Maanteeameti sõidueksameid vastu võtta ebaadekvaatne inimene roolis? See on seaduse vastane. Viimase piirini närvis algaja juht, kes end autos mugavalt ei tunne, on ebaadekvaatne, ei kahtlust. Ja okei, on alati neid, kes eksami külmalt ära teevad, aga see, et sõidueksamil õnnestub esimese korraga 46% inimestest. Et mõnedel tuleb 3, 4, 5, 6 korda eksamil käia, et load kätte saada, näitab, et midagi on pekkis. Raudtee ülesõidu kohal vehi peaga, nagu oleks sul vibratsioonitõbi. Eksamineerijale meeldib. Et miks inimene närvis on? Esiteks on sul istumise all võõras auto, millega sa harjunud ei ole. Üks kuradi jalakäija, kes ülekäigu raja poole pead keerab, kukutab su läbi. Üks märk, mis on kuradi puurasse kasvanud, kukutab su läbi mingi mõttetu ringtee, kus sa vales kohas sisemiselt realt välimisele reastud, kukutab su läbi. Või kui sa üritad ringil sisse reastuda või kui sa eksamineerija meelest peaga liiga elavalt vasakule paremale ei vehi. 30 ala ühesuunalised teed vahelduvad kahesuunalistega. Korraks midagi silmist lased, väike vale paiknemine, kukud läbi. Oled liiga kiire, kukud läbi, oled aeglane, kukud läbi. Kui eksamineerija enda autos liiga mugavalt ei tunne, kukud läbi. Sellise eelhäälestusega alustad eksamit, on jah. Süsteem on pekkis, mitte eksamineerija või eksamineeritav. See nõuab ebaadekvaatselt viimase piirini närvis inimeselt, keda ei tohiks autorooli lastagi, adekvaatset käitumist ja seoses sellega ma kardan, et eksamineerija ise ka ei saa eksami ajal suure osa eksamineeritavate tegelikust sõiduvalmidusest aru ei saagi saada. Aga nüüd ettepanek. Aga kui võtaks eksamineeritavatelt närvi maha, vaadake, sõidueksam on nagu kuradi taksojuhi koolitus. Mulle öeldakse ette, kuhu ma pean sõitma. Päris elus sõidan ma ju sinna, kus mul nagu endal vaja on. Aga algaja juhina võin ma ju esialgu vältida ringristmõkke ja kohti, mis mulle veel ebamugavad on. Seega võiks algaja juht ise endale eksami marsruudi välja mõelda, kus mingid nõutud elemendid sees.
Siis saaks inimestelt närvi maha ja selge pildi, kui mugavalt eksami sooritaja ennast roolis tegelikult tunneb, on ju. Või teine variant, kui Maanteeametil oleks igas linnas, kus eksamid toimuvad 3-4 kindlat marsruuti, mille vahel eksamineeritaval on valida. Jällegi, inimesed saaksid endil närvi maha ja eksamineerija näeks nende tõelist sooritust. Ja Maanteeameti eksamid oleks seaduslikud. Rohkem polegi midagi öelda, aga sai kõik südamelt ära ka. Selleks korraks on seega kõik ja tänud vaatamast. Kui teil on mingeid lahedaid ideid, mis teemat järgmisena ette võtta, kirjutage. Kui teil on liiklusest mingeid lahedaid pardakaamera videosid või muud, laadige kuhugi üles ja saatke link meilile. Tšau, paka, järgmise korrani.